ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 53. ja juttu tuleb seekord tööaja, puhkuse ja personali arvestusest. Oleme endale külla kutsunud tööarvestustarkvara Vempli tegevjuhi Karl-Kristjan Lubergi, kellega räägime Vempli sünniloost, olevikust ja tulevikuplaanidest. Tere, Karl! Tere, Rauno! Väga meeldiv siin olla. Tänased saatejuhid on siis Rauno Uusler ja Marta Beril-Grauberg. Tere! Alustame päris algusest. Räägi meile, mis asi on Vempli ja kuidas Vempli sündis ja miks ta sündis? Et Vempli on siis siuke vahva tööaja puhkuse personaliarvestusplatvorm. Üritame teha kõike, mis siis eelneb palgaarvestusele, peamiselt suunatud suurettevõtetele, ütleme siuke 100 töötajat ja ülesse. Aga selles suhtes, et alustasime, nagu me kõik kuskilt peame alustama, et kunagi hakkasime nii-öelda põlve peal tegema seda sõbraga, siis kellega on 50-50 nii-öelda see ettevõte. Et temaga hakkasime reaalselt probleemi lahendama siis ühel sugulasel, kurtis, eks ju, tal ei ole nagu siukest tööarvestuslahendust, äpi lahendus, siis mis talle sobiks, siis mõtle, et teeme mõlemad nii-öelda õppisime IT-d, oskasime programmeerida, eks ju, mõtle, et teeme nagu mingi vahva lahenduse. Et mul endal oli see majandustaus ka, et siis oli eriti atraktiivne, et sa saad 2 asja kokku panna, eks ju, et tead nagu midagi majandusest, eks ju, tead midagi IT-st, et paneme 2 asja kokku, teeme mingi tööarvestustarkvara, eks kasutab mõlemat. Aga tegime mingi esimese siukse MVP või esimese versiooni valmis ja ei lahendanud selle sugulase muret ega kellegi teise muret ja sealt hakkasime vaikselt seda aina täiendama siis, et tegime asju juurde ja algusest on nagu, mulle üldse meeldib sellest algusajast hästi rääkida, kuna ma tunnen, et paljud ei tea nagu kui valus või raske on vaata ise alustada mingit ettevõtet, et hästi palju ma üritan ise ka tagasi anda, et kas või eile, eks ju, suhtlesin ühe teise nii-öelda alustava startupiga, et umbes lihtsalt anda nõu nagu, et mis ämbrid ise oleme vaata läbi astunud ja mida nad võiks vältida. Et ma ütlekski, et üks asi, mis alguses oli raske, et jah, sa teed sellele ühele, eks ju, sugulase ettevõttele ja sa teed nende spetsiifilise asja ja siis sa nüüd arvad, et kõik teised ka, eks ju. Kõik teised ärid tahavad seda ja ettevõtted on ülisillas. Ja siis sa lähed seda pakkuma, lähed uurid mingi paarilt ettevõttelt ja kõik saadavad su viisakalt öeldes kukele, et kuule, see ei lahenda mitte midagi, eks ju, ja hullult on nagu juurde vaja arendada. Ja siis hakkadki nagu minema, eks ju, hakkad nagu kuulad ära, et mis need vead siis on ja mis me saame paremaks teha ja üritad nagu sobida. Et ma ise ka mäletan väga hästi algusaegadel, kus meil oli üks inseneribüroo Tartus, kuhu me üritasime, eks ju, oma tarkvara pakkuda, et nad saaksid tööaegu arvestada ja me olime sisuliselt, nad olid nii piisavalt väike, et nad oleksid meile maksnud siis 50 € kuus ja me olime sisuliselt valmis mingi pudrumäed kokku arendama lihtsalt, et nad tuleks kliendiks. Et saaks nagu selle esimese vaata päris ise angeldatud kliendi kätte. Ma kohe küsiksin, et millega su sugulase ettevõtte tegeles, et mis see teie esimene nii-öelda ülesanne oli? Et see oli siis metallitööstusettevõte ja seal ongi mingi spetsiifika, et metallitööstus sa tahad hästi, et oleks siuke projektipõhine, eks sa tahad, et sul tööajad sa saaksid kätte täpselt palju igale projektile nagu sul kulub, eks ju. Ja selle spetsiifikaga tegimegi. Ja mul on hea meel öelda, et meil on väga palju nüüd metalliettevõtteid portfoolios, kes meid kasutavad, eks ju. Aga algselt see oligi hästi siuke metallitööstus spetsiifiline. Ja siis kui sa üritad kuskile mujale, eks ju, seda müüa või pakkuda, siis nendes sektorites ta absoluutselt ei lahendanud seda probleemi. Kusjuures mina mäletan vist, minu eelmine töökoht oli üks kultuuriasutus. Ma ei tea, kas ma võisin saada teilt ühe telefonikõne, et samamoodi, kas olite siis teine või mõni teine Eesti firma, kes just sarnaste asjadega tegeles. Ja siis ma sain aru, et et võib-olla see tööriist võiks aidata väga palju lihtsamaks meil asju teha, aga meil pole sentigi.
sentigi, isegi seda 50 eurot selle peale panna, et kuidas te siis oma need esimesed kliendid leidsite, tegitegi niimoodi pooltasuta tööd mõnda aega või? Ja selles suhtes, et alguses oli väga raske ja oligi siuke umbes, et helistad, kirjutad, eks ju, püüad saada mingeid kontakte ja ega see nagu väga hästi ei toiminud ja siis mul tuli siuke kaval idee, et mis oleks, kui teeks lihtsalt koostööd mingite suuremate tarkvaradega, eks, kellega võiks olla mingi sünergia. Et seda ma olen väga paljudele teistele, kes alustavad, eks ju, ka soovitanud, et proovi leida mingeid suuremaid tegijaid, kes võiks huvitatud olla koostööst, eks ju. Ja too hetk oligi, et rääkisime ka mingite suuremate tegijatega, täpselt sama teema, enamus saatsid su kukele, eks ju, et mine arenda edasi seda ja tule tagasi, kui sul päriselt eks mingi hulk kliente on ja. Aga hästi siuke tore erisus oli Merit, tarkvara siis, kellel siiamaani oleme nagu tänulikud, et nad andsid võimaluse, nad kutsusid meid enda juurde. Mäletan veel neil tegevjuhi ja tehnoloogiajuhiga siis istusime maha ja lubasid näidata lihtsalt seda tarkvara ja neile nagu meeldis. Nad tundsid, et see võib olla Meriti kasutajatele kasulik ja kutsusid meid siis seminarile, et tulge tutvustage, eks ju. Ja seminarile me siis läksime ja sa oledki sisu, et sul on seal paarsada raamatupidajat, eks ja ma nii hästi mäletan, et me tegime selle tutvustuse ära ja meil oli tarkvara nii nagu roheline ja algeline, aga tegime ära ja tundus, et mingitele see sobis ja ma siiamaani mäletan, et jälle ämbritest rääkides, eks ju. Pärast oli küsimuste voor, eks, siis üks raamatupidaja küsib, et kuule, et kas teil summeeritud arvestus ka teeb, et kuidas ma summeeritud ületunnid saan? Ja siis ma olin, et oot, mis asi see ma olen kuulnud sõna küll, aga et kuidas see käib? Ja sa ütled seda vaata mingi suure auditooriumi ees, eks, et selgelt aru saada, et sa hakkad mingit häma ajama ja sa ei saa aru, eks, millest räägitakse ja siis oligi, et sai öeldud, et uurin, eks, aga tegelikult siuke kõige üks lihtsamaid asju, mis tööarvestus puudutab, eks, mida peaks teadma, aga ongi, et kui sa alustad, sa ei tea kõike, nagu sa õpidki töö käigus. Aga millal see esimene selline suurem klient tuli ja kes see oli, kui sa saad seda avalikustada? Ja ma arvan, et siin ei ole midagi peita, et ütleme jah, selle seminarit, eks me saime oma esimese, et üks tootmisklient siis tuli, logistikaettevõte, vabandust, ja sealt sai alguse, eks sealt hakkas nagu tulema, eks, aga see oli ikkagi väga vaevaline, et keegi nagu ei usalda sind, vaata, sa lähed ettevõtete juurde, nad ütlevad, et kas sul referents on, ja siis ütled, et see mingi üks väike ettevõte kasutab selleks, ja siis nad ütlevad, oi, ei usalda, et lähed niikuinii pankrotti mingi järgmise poole aastaga ja siis mul andmed jäävad ka veel sinna, et suuri oma, eks, aga ma arvan, et meile nagu see pivoti moment oli tõenäoliselt, kui ABB hakkas siis Vemplit kasutama, et nad tegid ka mingi, nii-öelda, neil hankeid ei ole, eks ju, aga ikkagi väga põhjalikult vaatasid turu läbi, eks ju, ja siis meie jäime lõpuks sõelale sellega, et me olime nagu valmis vastu tulema. Ma arvan ongi, nii-öelda meie üks suur eelis, et me hästi palju kuulame klienti, et me üritame nagu teha seda, mis klient soovib nagu vastu tulla, et me ei tee mingi erilahendusi, aga kuulaks ära, eks ju, ja teeks, mis klient tahab ja kui sa saad juba ABB-suguse nime, siis uksed avanevad, siis on nagu palju lihtsam, eks sa lähed järgmisele kohtumisele, ütled, et näed, et ABB kasutab ja siis, okei, et kohe on palju vähem küsimusi. Aga kas sa saaksid natuke kuidagi lihtsalt kirjeldada seda teie toodet, et ma tean, et ikkagi paljudes ja ma arvan, et eriti just väikeettevõtetes, aga võib-olla ka suuremates asutustes, ikkagi see tööaja arvestus on suht selline käsitöö ja mingites Excelites, et mis see teie lahendus paremaks teeb? Ma arvan, et meie lahenduses sisuliselt see pluss on see, kui palju me ära katame. Et praegu me räägime tööarvestusest, eks, ja see on see, nagu millest me ise ka alustasime, et me alguses oli mingi tööarvestustarkvara, aga klientide soovil me ehitasime sinna, eks ju, puhkuste halduse, siis me tegime tööaja graafikud juurde, eks ju, siis me tegime igasuguste hüvitiste, boonuste, muude kulude halduse.
Siis me hakkasime personalihaldust lahendama, eks ju, et mis sul on, eks töötaja tuleb tööle, tal on vaja mingite juhenditega tutvuda, eks ju, et pärast tööõnnetust siis sa pead tõestama ära, eks, et ikkagi luges, eks ju, ta tutvus, sa pead talle mingid töövahendid kätte andma, näiteks ongi mingid kiivrid ja muu selline, sa pead allkirja vastu vaata klassikaliselt, eks, Vempliga saad selle digitaalselt teha. Pluss siis hakkasimegi lahendama hästi palju eri probleeme ja järjest aina arendasime juurde ja ma arvan, see andis nagu mingi turueelise, et miks meid kasutada, et me ei tee lihtsalt seda tööarvestust, aga muidugi jah, tööarvestuse poolel me üritame ka hästi palju, eks ju, erinevaid asju pakkuda, et mitte lihtsalt mis on nagu üks asi, mis me väga ruttu õppisime, eks ju, et sa ei saa lihtsalt äppi pakkuda. Et kui sa pakud nagu lihtsalt mingi äpi lahendust, sa lahendad äkki 10% probleemid ära, et enamus ikkagi tahab mingit sükest masinat omale, eks, et ta lähebki, näitab nägu, sõrmejälge, kiipkaarti, eks, ja sellega registreerib, et kas või tootmisettevõtted, et see on realistlik, et nad hakkavad äpiga. Kui ma tohin ennast ämbrist rääkida, see on ka nagu üks hea lugu, eks ju, et me kunagi tõesti saime ühe väga suure tootmisettevõtte. See oli veel enne seda ABB-d, eks ju. Et saime ühe suure tootmisettevõtte, kes täitsa nagu muu meeldis, eks ju, hakkasid täitsa juurutama ja meil ei olnud too hetk mingit riistvara, et nüüd me pakume ka neid igasugu vahvaid biomeetria seadmeid. Too hetk meil ei olnud ja siis me üritasimegi seal suruda, et tootmistöölised peaks äpiga, eks ju. Ja iga tootmistööline tuleb, logib kontosse sisse, paneb oma tunnid kirja iga õhtu, eks ju. Nagu arvata võib, et proovisid mingi paar päeva ja ei, prügikasti ja pärast või biomeetria seade asemele. Ja sinna see läks, eks ju. Me pärast pääsime 2 aastat hiljem selle tehingu ära, et nad vahepeal olid juba muu võtnud kasutusele, aga siis me tulime tagasi, et näed, meil on ka biomeetria seade nüüd, ja siis saime tagasi. Aga sa pead pakkuma hästi palju lahendusi, eks sul peab olema mingid erivariandid lisaks äpile, et jah, äpp on tore, aga ikkagi mingid füüsilised helistamislahendused ja biomeetrilisi seadmed ja sul peab olema ikkagi erinevaid variante. Kellele te peate siis mõtlema, et kes see lõppkasutaja ongi ta on see tehase töötaja, kes veel, et mis need tema oskused on, mida ta tahab? Ja see ongi huvitav, et tegelikult ju lõppkasutaja on ikkagi ettevõtte personalijuht, finantsjuht, eks, et meistrid, juhid, nemad on need, kes tegelikult tarkvara kasutavad. Aga ma mõtlengi, sa pead päris palju mõtlema ikkagi sellele lihttöölisele või tavakasutajale ka, eks ju, et tal oleks mugav, sest kõik algab sellest, et sul võib olla, eks ju, ettevõte, kus on 100 töötajat, ütleme 10 juhti, eks jah, väga tore, meeldib see tarkvara ja siis ülejäänud 90-le sa üritad mingit jama pakkuda, ilmselgelt nad tulevad siis tulevad nende, kuidas sa ütled, pitchforkidega, eks ju. ja ega su tarkvara kaua seal ei püsi sellises ettevõttes, eks, et me oleme hästi palju üritanud ka selles suhtes teha lõppkasutajatele hästi lihtsaks, et äpp on hästi lihtne, sul sisu, et on lihtsalt timer ja sinu kalender, eks. Kalender annab sulle kõigest ülevaate, sa näed oma puhkuseid, sa näed, mis vahetused sul on järgmine nädal tulemas, kõik su statistika jookseb sinna, et see on nagu üks lihtne vaade, eks ju, et sa ei eksiks ära. Ja samamoodi ju see tööaja, eks ju, registreerimine, et lihtsalt lähed, näitad nägu, boom, tööaeg läks käima, eks, mine tööle. Pärast, eks ju, lõpetad, lihtsalt näitad nägu, paneme kinni su tööaja, väga lihtne, et midagi keerulist selles suhtes ei ole. ABB juba mainisid, aga kes on veel teie need suuremad kliendid, et kuna sa ütlesid, et peale ABB-d nii-öelda uksed avanesid, siis ma kujutan ette, et see ei jäänud viimaseks suuremaks ettevõtteks. Ja, absoluutselt, et kas või siin nagu viimast aastat vaadates, et siis ma arvan, et üks edulugu on kindlasti Alexela Grupp, eks ju, kes alguses tulid kusjuures omal siis ühele tütarettevõttele lihtsalt väiksemale vaatama ja siis nii meeldis, et saime seal jala ukse vahel ülejäänud grupile ja nüüd on väga siuksed rahulkasutajad. Samamoodi, eks ju, tuli eelmine aasta näiteks DHL, mida kõik ju ka teavad, eks ju, Vempli peale ja kui erinevaid sektoreid vaadata, siis tegelikult igas sektoris sa saad nagu tuua mingeid näiteid, et kes meid kasutavad.
et no ikkagi üle 500 ettevõtte selles suhtes, et see on päris palju. Üle 500 kliendi on teil? Üle 500 ettevõtte kasutab Vemplit. No, aga kui sellest tarkvarast rääkida ja konkreetselt sellest teenusest, mida te pakute, et kui suur see turg üldse Eestis on või üldse, et kas Eesti firmad kasutavad välismaa, kui kõrgel te sellel poodiumil olete nii-öelda Eesti klientide mõttes? Eestis on suur pluss see, et välismaa tarkvarad ei tea väga hästi Eesti seadusandlust. Nii et see on nagu 2 suurt plussi on, eks ju. Esiteks, kui sa oled suur ettevõte, sa tahad, et sa saaksid lokaalset supporti. Et see on nagu välismaiste toodete üks suur miinus, et tihti sa ei saa tuge, eks ju. Ja kui sa saad, siis see on vales ajavööndis ja veebiteel, eks ju. Et no vahel sul on lihtsalt, kas või ütleme, järgmine kolmapäev teen väikest tuuri, eks ju, käin 4 meie tootmiskliendil külas, lihtsalt sõidan mööda Eestimaad, eks, et ühe päevaga tõingi Tartusse, Viljandisse, eks ju, Pärnusse, tagasi Tallinna. Et see võimalus, et me tuleme, me vaatame peale, kuidas teil asjad on, mida saab paremini, eks ju, teha, kus võiksid mingid seadmed teil paikneda, eks. Et see on nagu suur boonus, pluss kogu see seadusandlus, see müüb väga hästi, et sul on võimalus näidata näiteks graafikutes, kus sa pead, eks, kus sa Eesti puhkaja seaduse vastu eksid, samamoodi eks puhkuse liigid, et mitu päeva Eestis on, eks ju, lubatud 28 päeva aastas on standard, eks ju, põhipuhkust, välismaa tarkvara ei pruugi seda teada, et sa ei saa seadistadagi seda. Aga sa ütlesid, et käid mööda Eestit ise seda kasutaja tuge pakkumas. Kuidas sa jõuad või kui suur teie tiim on? Teetegi ise seda kõike? Selles suhtes, et ei, see on nagu üliharv juhus, eks ma tulin lihtsalt mingitele klientidele vastu, et ma ise selles suhtes aastaid, ma ise pakkusin isiklikult nagu kasutaja tuge, aga paratamatult me oleme piisavalt suureks kasvanud, et ma ise ei jõua. Ma pean tunnistama, meie kliendid chati pole ammu sisse loginud, aga selles suhtes, et ma alati ütlen kõigile klientidele, et ma olen alati olemas, kõik teavad mu numbrit ja mu meili ka, eks, ja võivad alati ühendust võtta ja jah, me suuname nagu kliendid chati ja teiste juurutajatega, eks ju, suhtlema, aga tihti ikka ka vanad kliendid, et vahepeal ikka helistavad, et kuule Karl, et kas sa saad aidata, eks, siukse asjaga ja ma alati on nagu valmis, et see ka on see järgmise kolmapäeva siis on suht erakordne, et ma lihtsalt tulin mingitele vastu, eks, ma teen siukse väikse ringreisi ja tulen nagu isiklikult kohale. Aga üldiselt meil on pigem teised, eks, kes juurutavad. Palju teid on üldse tiimis? Jah, et sisuliselt meil on, eks ju, 5 oleme täiskohaga ja siis meil on igasugused muud funktsioonid, mis ei ole siis, eks ju, täiskohaga, et kokku on siuke 10 tiim juba, kes siis tegeleb, eks ju, igapäevaselt meie klientidega. Kui sa ütlesid, et teie tugevus Eesti turul on just see, et te tunnete seda kohalikku seadusandlust väga hästi, siis kui palju te Eestist kaugemale vaatate, et kas te olete valmis ühel hetkel ka sinnapoole suunduma ja endale sealsed seadused selgeks tegema? Väga hea, kusjuures küsid just täna, enne kui ma siia tulin, et käisin ühe kliendi juures, ka pikaaegne klient, ja rääkisime sellest, et neil on Soomes ka, eks ju, Soome nii-öelda tütarettevõtted ja näiteks Vempli suudab nendel ka väga lihtsasti lahendada, eks ju, ära kogu selle puhkusalduse, et nad küsisidki täna, et kuule, et mis säte see on, et Soome süsteem, eks, et sul on puhkusejäägi arvestus, meil on seal 6 eri sätet ja siis on muidu on loogiline mingi aasta kaupa ja eks fikseeritud ja siis sul on säte Soome süsteem, et mis asi on Soome süsteem. Aga Soomes lihtsalt ongi hästi naljakas, et nad vist arvestavad märtsi lõpust oli see aasta, mitte ei ole jaanuarist detsembri nagu Eestis, eks ju, esimene aasta üldse sa vist ei teeninud puhkust, et alles teine tööaasta ja selle kõige me arvestame, et selles suhtes kogu Baltikum ja Skandinaavia seadusandlus on Vemplis sisse kirjutatud, see me lihtsalt muud moodi ei saa, et meil on Soomes ka väga palju kliente, eks ju, et kas või väga paljud kas või tootmissektorist, eks ju, kes on siis Eestis kasutusele võtnud, nii väga meeldib, et siis on Soomes ka rakendanud, eks ju. Ja samamoodi Baltikum, et erinevad siis brändid üle Baltikumi, eks, kes kasutavad meid Eestis, et siis on ka võtnud nii-öelda Lätis, Leedus, eks ju, kasutusele. Et see on meie siuke põhiturg, kus me peame teadma seda seadusandlust ja võimaldama, eks ju, seadistada. Aga kindlasti jah, tahaks nagu kaugemale vaadata, eks, ülejäänud Euroopa ja nii, aga
sa jõuad sama, eks ju, reha otsa, mis nagu teistel välismaa ettevõtetel, et seadused on väga erinevad, raske on nagu toetada liiga palju riike, et sa pead võimete kohaselt, eks ju. Ehk et pigem praegu te vaatate seda oma piirkonda siin, ütleme Eesti, Põhjamaad, Baltikum võib-olla ka, et kus on nagu sarnasem see ja proovite seal seda turgu haarata rohkem? Täpselt, et praegu fookus on siuke Läti, Soome ja vaikselt vaatamegi nii-öelda välja poole, et ise ka tunneme, et Eestis oleme piisavalt juba levinud ja küpsed, et võiks vaadata välismaale. Eriti kuna referentsid on ju ees tänu jällegi klientidele, eks ju, et sa saad, kes kasutab Eestis ja Lätis, sa saad kasutada referentsina ka Lätis, eks ju, müües. Teil on üle 7 aasta kogemust juba. Kui sa võtaksid selle aja niimoodi linnulennult võtaksid nagu kokku, et mis on olnud need kõige paremad ajad ja mis on siis olnud need kõige raskemad ajad, et selle 7 aasta sisse on poliitiliselt, ettevõtlikult, majanduslikult nii palju asju jäänud, et mis see kõige keerulisem aeg on olnud? Väga küsimus, et ütleme, me alustasime selles suhtes huvitaval ajal, et 2019 oli kuidagi eriti hea aasta, et see oli see, kui me saime ka esimesed suured kliendid ja sealt kuidagi hakkas see teerull minema. Aga siis tuli, eks ju, koroona ja 2020-2021 oli päris raske, et nagu tundsime, et majandus jubedalt jahtub ja justkui nagu mingi kriis oleks, et oli palju nagu raskem kasvada. Aga praegu on jah päris hästi, ma ütleks viimased 2 aastat, 3 aastat, et siuke stabiilne kasv ja majanduslikku muidugi on nagu raske, eks ju, aga ja ma olen väga tänulik, eks ju, et me üldse suudame praegu kasvada, et paljudel ettevõtted on väga raske ja ka mitmedki tuttava ettevõtte on pidanud koondama, eks ju. Et selles suhtes ma olen väga nagu õnnelik, et me praegu kasvame, eks ju, ma loodan, et see on ka selle pärast, et me tõesti näeme ropult palju, eks ju, vaeva. Aga kas see on algusest peale olnud teil ka see siht, et olla kasumis, sest et see ei ole iduettevõtte puhul väga tavaline, pigem nagu tükk aega kaasatakse investorite raha ja põletatakse seda, aga teie olete valinud teise tee? Jaa, see on väga hea tähelepanek, et mulle ei meeldi, kui meile öeldakse, eks ju, et olete mingi startup või enam ei ütlegi, eks, aga varem öeldi ikkagi ja minu startup on see, et sa ikkagi kaasad investorite raha, eks sa elad üle võimete ja siis loodad, et mingi hetk jõuad nagu plussi. Mida paljud jõuavadki, aga paljud põlevad ka, eks ju, läbi. Et me ei ole kunagi seda teinud, me kunagi proovisime igasuguseid programme, et Startup Wise käis ja aga me sisuliselt kõigiga ütlesime viimasel hetkel ei, siis kui jõudsime sellesse faasi, et anna nüüd osalus ära siis ja kusjuures see on jällegi siuke, eks ju, et iga siukse programmiga enne, kui sa jõuad sinna, et mingit investeerimist kaasata, sa saad rääkida mingite teistega, eks, kes on seda teinud. Ja ma siiamaani mäletan näiteks hästi, et seal sai mentoritega rääkida ja me saime siukse mingi tunnise sessiooni Fractori juhi Martiniga ja ma ütleks, see on nagu üks, mis mul oli nagu otsustav koht, et ta ütles, andis nagu nõu lihtsalt, et kas peaks siis kaasama raha või ei peaks ja ta vaatas too hetk, et kuna meil juba kliendid olid, eks me mingit väikest käivet tegime, et siis ta ütles, et kuule kutid, et teie koht ei ole siin, et minge nagu pange ise edasi, et asi ju töötab selles suhtes, et mingid kliendid juba on järelikult te lahendate mingit päris probleemi, eks, et miks nüüd anda selles suhtes, ja see ei ole palju ka vaata, mis sa saad oma 10% eest, mis nad ära võtavad, eks, et miks anda 10% oma ettevõttest ära, eks ju, kui tegelikult see juba nagu toimib, et parem nagu pane ise edasi ja see ongi raske, eks ju, niimoodi. Ja muidugi jah, kui sa investeeringut kaasad, sul on palju lihtsam ja sa saad palju kiiremini, eks, sest sa saad endale palka maksta, saad töötajaid palgata ja nii edasi, et me äripartneriga mõlemad tegime, eks ju, kõrvalt seda ju esimesed aastad, et ikkagi lehib laual oleks ja alles peale inimest paari aastat saime täielikult ära tulla, eks siis põhitöökohalt ja 100% enda ettevõttesse tööle, eks ju. Aga see on kohe alguses. Ja samas eelis on see, et tänaseks päevaks meil ei ole ühtegi investorit, eks me saame kõik ise otsustada, et kogu nii-öelda osalus on meie käes ja ma arvan, et see on selles suhtes väga mugav positsioon, kus olla
et jah, kasv siia punkti oli eks aeglasem, aga nüüd me vähemalt oleme kasumlik. Me ei pea muretsema, et kas me saame eks töötajatele mingi järgmised pool aastat palga ära makstud või meie nii-öelda runway saab eks ju otsa ja peaks investeeringud kaasama. Et see on mugav positsioon, kus olla, aga siia jõuda oligi kindlasti raske, aga minu arust seda väärt. Pluss see, kui sa annad ära osa oma ettevõttest, siis need, kellele sa annad, nad saavad ka ikkagi midagi dikteerida ja öelda sulle, eks ju, ja nad ootavad, selles suhtes, et investeering antakse ju selle eest, eks ju, et ma ootan, et ma saan 10 korda tagasi. Ja siis ongi, et sa iga kuu raporteerid, eks ju, et näed, et siis investor ütleb, et ei kurja, et sa ei kasva ikkagi piisavalt kiiresti, et tehke paremini. Et selles suhtes vabadus, et me ei pea kellegile raporteerima, et me teeme nii, nagu me ise tunneme, eks, või heaks arvame. Et see on minu arust jube mõnus, eks ju, ja seda kõike väärt, et Nii et ei plaani seda käest ära anda, isegi kui tuleb mega hea pakkumine, et kuulge, siin on rahapatakad. Selles suhtes, et kunagi ära ütle kunagi, eks ju, et päris palju olen, kas või tutvusringkonnas on suht palju ettevõtjaid ja olen nagu näinud seda, kui õigel ajal, keegi ei taha kunagi, eks ju, ära anda ja siis kui sa õigel ajal ütle jah ja siis pärast tulebki mingi krahh ja kunagi ära alahindage, eks ju, teisi ettevõtteid, et tuleb keegi, võtab kogu seda turu ära, eks ju, ja siis magasidki õige hetke ära, eks, et jah öelda ja tühjade pihkudega. Et selles suhtes me ei ütle kunagi ei, eks ju, aga praegu pigem laseks rahulikult ise edasi, eks ju, ja püüaks ise kasvada ja eks muidugi nagu Kosjas käiakse meil ka ja käiakse ja pakutakse, eks ju, et kuule, et anna ära, eks ju, osalus ja teeme seda ja seda siis. Et ei ole ainult ju, ei pakuta rahapatakaid, pakutakse ka kogemust, eks ju, et sa on mingi väga hea kogemustega mentori omale tiimi. Aga praegu jah, pigem kardame jah seda, et kui sa ära annad, eks ju, siis keegi tuleb ja hakkab näpuga viibutama, et kuidas sa pead oma asju tegema. Ja seda vabadust praegu ei tahaks nagu ära anda. Ennem mainisid seda, et see nii-öelda ainult rakenduses hoidmine, ainult telefonis hoidmine, see ei tööta. Vaatasin teie kodulehelt, te müüte ka või rendite ka seadmeid. Seal oli siuke huvitav asi nagu, kui ma ei eksi, mingi pommi vastane, mingi 4G võrgu, mingi kohver. Et kust te need asjad tulevad, et kas see tootmisprotsess käib kuskil mujal, mingilt teiselt ettevõtet ise tellite või see on ka kuidagi teil enda käpa all? Jaa, et esiteks vastan selle pommikindla kohvriga siis, et see on jah naljaga pandud nimi, aga ta on suhteliselt siuke ütleme, haamri tabamus elab üle. Ja selle põhjus tegelikult on, et nüüd Eesti ehitusettevõtetel siis on kohustus ühte kaarti omada ja maksuametile peab raporteerima kõik objektil viibimised. See siis tuli nüüd eelmise aasta lõpus. Ja see on ainult põhjus, miks meil see pommikindel luger on, et meil oli vaja lihtsalt mingit seadet, mille saad tõesti, mis toimib aku pealt sul nädal aega, mille saad lihtsalt panna ehitusplatsi keskele, eks ju, ja lasta ehitajatel viibata vastu seda. Ja siis, kuna see peab olema suht vist samal päeval, me peame andmed saatma, et siin meil ongi 4 ühendus, eks ju, sealt kohvrist ja kohe saadab maksuametisse siis viibimised. Aga jah, selles suhtes, et need ise me ei tee neid, ja kusjuures väga respekt, ma olen näinud mõni teeb, eks ju, mõni välismaa firma. Lätis käisin messil üliäge, üks Läti kohalik siuke tööarvestusfirma täiesti ise ehitanud nullist sarnased biomeetrilist seadmed, et väga lahe oli näha seda. Aga ise jah, meil on koostööpartner siis, kellega me 2019 siis teises pooles partnerlusse astusime, et tegime siukse partnerluslepingu. Kõik võidavad, eks meie ostame, rendime nende seadmeid, eks nemad vastutasuks siis ühildavad ja meie tarkvaraga ja toetavad meid, eks ju. Ja jah, selles suhtes kindlasti lihtsam, kui ise hakata nullist tegema, et see on ikkagi paras rakett, kuidas need toimivad. Ja üks asi, millele väga ei mõelda, eks ju, et lihtne on teha mingit seadet või
raske on teha seadet ka, eks ju, aga teha seadet, mis on töökindel. Nagu kujutad ette, sa paned sinna mingisse tolmusesse tootmisse, eks ju, töötajad käivad, neil on näpud on mingi mullased, mudased, eks õlised ja see seade peab seal vastu pidama niimoodi, et noh, ütleme 100 venda käib seal ühe seadme juurest läbi, eks päevas ja niimoodi iga päev, 24/7 peab ta olema saadaval. Et alguses meil oligi esimesed mudelid, probleem oli see, et sisuliselt sa käisid iga 2 kuu tagant tootmistes vahetamas neid, kuna lihtsalt läksid katki. Nüüd on sisuliselt, oleme saanud nii lollikindlaks need mudelid, et näiteks viimane mudel, mida me pakkunud oleme 2,5 aastat, me pole mitte ühtegi pidanud välja vahetama. Lihtsalt kõik töötavad senimaani, mis me panime 2,5 aastat tagasi. Aga kust need siis toodetakse? Kust riigist? Hispaanias. Ja seal see mingi firma konkreetselt tegeleb sellega. Täpselt. Ja siis Hispaaniast tellim. Et see on selles suhtes ka strateegiline, et mitte osta nii-öelda Hiinast, et siis on sul kohe tollimaksud ja kõik vaata arveldatud, et alati on lihtsam Euroopa ettevõttega ajada asju. Plus jälle ajavööndi teema, eks, et tihti vahepeal meil on abi vaja integreerimisega või mingid muud küsimused, et ma ütleks, et nendes nii-öelda abi on ka alati ülihea, et kuna meil on vist üks tund ajavahe Hispaaniaga, et siis alati saab kohe ruttu kõnesse samal päeval ja saab ruttu nagu lahendatud, et aga seoses sellega, et sa Hiinat mainisid, et siis te tegelete inimeste andmetega, et kuidas teil see asi on ära reguleeritud või millega te peate seal arvestama? Jaa, jällegi väga hea küsimus. Ütleme, Euroopa Liidus on see ülikarm, et andmed ei tohi jumala eest minna välja Euroopa Liidust. Eriti meil, selles suhtes me hoiame tõesti, kuna me hoiame kõiki personali andmeid, siis seal on väga palju siukest kriitilist datat meie serverites ja siis ongi esimene asi, et me ei tohi jumala ees kuskil Hiina panna, muidu oleks kohe suured trahvid. Et meil ongi serverid siis Saksamaal ja siinsamas Rootsis, Stockholmis. Kasutamegi Amazoni ja meil on selles suhtes ka kõik sertifikaadid ja kindlus, et kõik on ilusti krüpteeritud, kõik on Euroopa Liidus ja kogu suhtlus käib siis Saksamaa, Eesti, eks, või Rootsi vahel, et Euroopa Liidust need nagu välja ei liigu. Ja selles suhtes on päris karm, et sa ei tohi neid isikuandmeid kuskil, sa ei tohi võtta näiteks, USAs on mingi odavad serverid, eks, et rendime sealt omale, eks, paneme andmed sinna, et seda sa ei tohi teha. Et peab ikkagi olema Euroopa Liidu sees. Aga kui minna korra veel tagasi selle algusaja juurde, kus seda kõike, kus oli nii-öelda, teil oli see idee olemas, te hakkasite seda päriselt arendama, seda tarkvara, kust see algkapital tuli, sest seal ka tihtipeale müüakse nii-öelda oma ideed kellelegi investorile ja et kuna just reklaamisid nagu, et seda investorit teie nii väga ei taha kaasata, et siis kuidas see algas kõik, kus te selle algkapitali saite? Ja, et ma ütleks, siin on nagu 2 varianti, eks ju. Et kui sa oled klassikaline startup, võtad investeeringu peale, eks ju, palkad mingi hunniku inimesi, siis hakkate probleemi lahendama, mida üldiselt sa ei tea isegi, mis probleem on. Et see on midagi, mis ma tõesti ütlen, et päris palju oleme, nagu Merit kunagi meile, eks ju, ulatanud abiga mingitele väikeettevõtetele, kes teevad minu arust jumala lahedaid tooteid, et oleme teinud mingi webinare ja asju siin viimasel ajal, et aidata neil esimesed kliendid nagu saada. Ja seal ongi see, et ma ütlen neile kõigile alati sama asja, et kui sa hakkad seda asja tegema, sa nagu tead, sa arvad, et sa tead, eks, mida klient tahab, ja sa hakkad selle pealt, eks, midagi ehitama. Aga tegelikult, kuni sul nagu, seal mingi 10 klienti vähemalt on, ega sa enne tegelikult ei tea, et see on lihtsalt sinu arvamus ja väga raske on tegelikult, isegi kui sa teed turu-uuringu, eks ju, uurid välja, et mida kliendid võiks tahta, siis pärast igapäevaselt näeme seda, et kui nad päriselt kasutama hakkavad, siis nad tahavad täiesti teisi asju, eks ju, kui nad arvavad, et nad ise tahavad. Ja see ongi nagu see probleem, et kui sa kaasad selle kapitali ja sa hakkad lahendama probleemi, siis alguses põlebki ropult, eks ju, raha. Meie variant oli see, et kuna kapital ei ole, siis lihtsalt teeme, eks ju, põlve pealt, põhitöö kõrvalt, eks ju, kõik nädalavahetused panime sinna alla esimesed aastad. Ja õhtuti ka, eks ju, et täiesti siuke hull grind oli, et sa paned lihtsalt
hullu ja siis niimoodi paned aasta, teine ja vaatad, et ikka kurat nagu ettevõtte konto on tühi, eks, kas see kõik on seda väärt, Ja aga kuna sa lähed niimoodi vaikselt, eks ju, üks klient, teine klient, kolmas klient, siis sa saad teada, mida nad päriselt tahavad ja saad jooksvalt, oma vabastajas siis ehitada juurde asju, mida nad päriselt tahavad, kuni su toode saab piisavalt küpseks, et sa saad seda laiemale avalikkusele pakkuda, eks ju. Ja mingi hetk kindlasti klikk ära, kus on piisavalt küps, et see lihtsalt hakkab ise ennast müüma. Et nagu üks ettevõte ütleb teisele, et kuule, siuke äge toode on meil, mine ka nagu küsi tutvustust, eks. Et see on see, kuidas näiteks meil on müügimehi pikalt, eelmine aasta alles võtsime esimest korda nagu müügimehed palgale. Et lasimegi lihtsalt selle pealt, et nagu üks tutvustas teisele, eks ju, soovituste pealt, see on nagu minu arust kõige õigem viis müüa, et püüa lihtsalt teha head asja, eks ju, see müüb ise ennast. Aga kas on ka kliente, kes on teie teenusest loobunud? Absoluutselt. Aga mis need peamised põhjused on? Tegelikult see sama, eks ju, et kuskilt läheb piir, et palju sa nagu vastu tahad tulla, eks, et on mingid, kuigi jah, ma olen üliuhke selle üle, et meil on tõesti väga-väga vähe üksikud ettevõtted, kes on loobunud meie teenusest, et kõik, kes hakkasid mingi 6 aastat tagasi kasutama, ikka meie kliendid ja nagu happy'd, et ma arvan, et see on ka ülivinge. Aga need, kes on lahkunud, siis kõigil on tegelikult üks põhjus on see, et on siis kahjuks pankrotti läinud. Et see on meil peamine on viimased aastad, et lihtsalt mingid kliendid on tõesti ka üks pankrotti läinud või saneerimisse. Ja teine põhjus on lihtsalt see, et me ei ole päris selles suhtes, et me ei ehita ainult sinu ettevõttele tarkvara, me ehitame ikkagi nagu kõigile, eks ju. Kui sul on head mõtted, mis on kõigile kasulikud, teeme ära, eks ju. Kui on mingi lihtne sinu spetsiifiline asi, eks ju, võime ka ära teha, pole probleemi. Aga kui sa tahad, me põhimõtteliselt arendame ainult sinu spetsiifikale mingit suurt asja, eks ju. Et siis ma arvan, me ei ole õige ettevõtte selle jaoks ja siis oleme isegi ise öelnud. Üks klient tuleb pähe, kellega ise ütlesime nagu lepingu üles lihtsalt, sest kogu aeg tahtis täiesti ainult enda spetsiifikaga ja siis saadki kogu aeg seal vastu päid ja jalgu, et miks sa nagu iga nii-öelda keerulise ideega vastu ei saa tulla, eks. Ma tahtsin, sorry veel, Rauno, tahtsin samal teemal korra veel jätkata, aga samas, et kui klient on selle teie programmi endal sisse töötanud, siis vist on tal päris raske sellest loobuda, sest et ta peaks oma süsteemid kõik jälle kuidagi nagu tagasi pöörama. See on teie trump vist või? See ei ole ainult meie, et ma ütleks, see on kõigi nagu majandustarkvarade trump. Et see ja jällegi nagu väga hea tähelepanek. Et ma ise ka alati ütlen, et lahkumiskulu on suht suur majandustarkvaraga ja see on ka natukene meie probleem tegelikult, et kui me üritamegi siin mingi teise tarkvara pealt tuua, eks siis su lahkumiskulu on nii suur, et sa pead kõik uuesti üles seadma, sa pead kõik koolitama ümber, eks ju, et see on ka nagu eraldi teema, et kuidas me üritame teha seda võimalikult nagu kliendisõbralikuks, eks, või kasutajasõbralikuks seda progressi. Aga kas või ma ei hakka nimesi nimetama, eks, aga hästi hea näide on üks tarkvara, mis on tõesti siuke 90-ndates natuke kinni jäänud ja ma võin öelda, et väga paljud Eesti suurettevõtted kasutavad seda tarkvara. Ja iga paganama koosolek või tutvustus või kus see tarkvara peaks teemaks, siis ongi, et pagan, et see on pahasti ja see on pahasti. Aga tegelikult see tarkvara on nagu ülivõimekas, et ta teeb 100 asja ja ta on väga hea põhjusega enamus suurettevõtete portfoolios, eks ju. Keegi ei ole rahul taga, aga kuna ta teeb kõik väga palju asju ära, eks siis sul on võimatu tast lahti ka saada. Ja see on täitsa huvitav, nagu ma olen päris palju mõelnud sellele, et siis, et kõik kiruvad sind, aga samas nagu keegi ära ei lähe, sellepärast, et lihtsalt nii raske on lahkuda su pealt, et sa oled ennast igale poole, igasse ettevõtte protsessi vaata sisse nagu kuidagi keeranud ja ei saa lihtsalt nagu loobuda. Kui sa mõtled natukene nii-öelda unistad natukene, siis mis see suur unistus võiks olla ja kes see võib-olla see üks firma on, kellest sa unistad, et kes võiks teie tarkvara kasutada?
Kusjuures see on hea küsimus, ma ei ole kordagi niimoodi mõelnud, et ma ütleks, et kindlasti, ja ma ütleks, et kindlasti ei olegi isegi sellist ettevõtet, et kindlasti ei ole mingit ühte sihukest unistust, et pigem, et võimalikult palju ettevõtteid kasutaks meid ja oleks rahul sellega, mis me pakume ja annaks meile häid ideid ja ma räägin, meil on portfoolio on nii erinev, eks väikestest suurteni ja eri sektorid, et ma ütleks, sihuke ühte nagu, jah, ühte sihukest trumpkaarti ei ole, et võib-olla eelmine aasta unistasin, et võiks tulla mõni väga suur ettevõte, eks, siis me saime neid korraga sisuliselt 3 mingi paari kuu jooksul ja siis see unistus ka täitus, et siis nagu praegu ei olegi väga lihtsalt kasvada, nagu rohkem saada selliseid ettevõtteid, eks. Aga kas lisaks ettevõtetele põhimõtteliselt teie teenust saaks kasutada ka riik? Et meil on ju ka riigitöötaja infoportaal, mis põhimõtteliselt teeb sarnaseid asju nagu teie, et aga kas seal võiks ka teie lahendus olla alternatiiv? Selles suhtes, et avalik sektor kasutab ka meid, jah. Et meil on, kas või meil referentsi kasutada Rail Baltic, eks ju. Üks linnavalitsus kasutab meid, eks ju. Et selles suhtes avalikus sektoris oleme ka sees. Kindlasti on avalikus sektoris meid vähem. Et seal on oma süsteemid ja isegi mingid tarkvara, mis spetsiaalselt ongi avalikule sektorile tehtud, eks ju. Aga ise ka olen üllatunud, et oleme nüüd päris mitmed avaliku sektori kliendid saanud, mis näitab, et ju me sobime neile ka siis ja see on väga teretulnud. Rääkides korra teie nendest hindadest ja pakettidest, et millised erinevaid pakette te teenuseid teil on, et mis hindadest me räägime? Ja, et see on ka midagi, mis me oleme üritanud hästi lihtsana hoida, et esiteks hästi palju tarkvarasid teeb seda, et nad müüvad sulle mingi fix paketi, eks, et näiteks sul on nüüd 100 töötajat, eks, iga kuu maksad nende eest, aga tegelikult sul on ainult 80 või 70, eks. Et esiteks me üritame seda ausalt teha, ehk me klientidele esitame arveid selle pealt, palju neil aktiivseid kasutajaid on. Ehk iga kuu sul võib muutuda, me ise dünaamiliselt võtame, eks, et palju sul oli. See oli 89, saad arve 89 eest, eks. Teine asi, ei ole mõtet seda hinnastamist üli keeruliseks ajada, et jällegi väga paljud teevad seda, et tahad mingi tööarvestust kasutada, maksad nii palju, eks tahad nüüd puhkuste moodulit ka maksa nii palju. Meil on ülilihtne, meil on üks kuutasu, mis me kokku lepime kliendiga, mis on kasutajapõhine. Iga aktiivse kasutaja pealt sa maksad selle siis kuutasu, eks. Mis algabki seal kõige rohkem 7 eurot ja meil on väga fikseeritud, et tänaseks päevaks meil on endal A4 leht, kus on siis, et okei, see on nii palju töötajaid, siis on siuke hind, kui see on nii palju, siis siuke. Et selgelt see 7 tuleb alla, eks ju, kui sul on väga palju töötajaid. Ja see on ka midagi, mis väga paljud teevad, eks, et nad panevad nagu näo järgi umbes, et üritavad lihtsalt avalikku hinnakirja ei ole ja siis vaatame, palju me suudab välja pigistada. Et jällegi minu arust see on nagu ebaaus praktika või natuke inetu, et Eesti on väike, ettevõtted räägivad omavahel, kui sul ongi 2 konkurenti, eks ju, ma ei tea, juhid satuvad kuskil sauna, eks, ja siis tuleb välja, eks, et ühte kooritakse 2 korda kõrgema kuutasuga kui teist, kuigi ettevõtted on sama suured ja samas sektoris, et siis jätab sinust ka nagu halva mulje, eks ju. Et siis me olemegi üritanud hästi ära standardiseerida, et kui sul on sama palju töötajaid, kui selle teisele ettevõttele, siis te maksate sama palju kuutasu, eks ju. Et ei oleks pärast mingit teemat, et keegi maksab rohkem kui teine, eks. Aga kas sellele kuutasule lisandub ka mingi paigaldustasu või kuhu sisse kuuluvad nagu koolitused, need töötajad õpiksid ära selle kasutamise? See on ka midagi, mis me oleme väga truuks jäänud, et me ei võta esmase juurutamises mingit raha. Ehk siis me esiteks seda tutvustused, eks ju, siis me teeme esimesed seadistamissessioonid, iga kliendiga teeme. Ja me ei küsi sellest raha, et me teeme selle nii-öelda enda kuludega ja ma alati ütlen ka, jube tihti küsitakse, et kuule, miks te teete, nagu te võiks sellest raha küsida, et lollid olete või? Ja siis ma ütlengi, et aga see on umbes meie viis tõestada, et me oleme siin selles teemas sees pikaajaliselt, eks, et me teemegi praegu kõik tasuta ära,
aga tagasi me teenime kogu oma vaeva, kui sa kasutad meid järgmised 10 aastat, eks. Kui sa kasutad nüüd 3 kuud, lähed ära, me jäime miinusesse, me kulutasime nii palju enda töötajate aega, et sind pardale tuua, eks ju. Ja sa maksid meile 2 kuu tasu, läksid minema, eks ju. Et noh, me tegelikult jäime miinusesse. Aga kui sa kasutad järgmine 10 aastat, me teenime tagasi, eks ju, mis me sinu peale kulutasime ja siis on juba nagu kasum, eks ju. Et noh, mis on jälle siuke üllas, eks jah, me võiksime tasu küsida selle eest, aga me lihtsalt ei tee, et noh, pigem ongi, et kui sa tõesti oled juba mingi mitu aastat kasutanud ja tahad mingi spets koolitusi, eks ju, et siis sa võid osta meilt 50 € tund, eks, neid koolitusi, aga noh, pigem jah, kõik esmaseadistamine, see on nagu tasuta, et isegi lugeri võime tasuta posti panna ja kui meil mõni müügimees satub mööda sõitma su tootmisest, toob tasuta ära sulle, eks ju. Et noh, sama lugeritega, eks, et väga lihtne, lihtsalt rent, eks. Et iga kuu saad rendiarve ja lisandub lihtsalt tarkvara kuutasu, kõik. Ja tule ainult hakka kasutama. Kui te mingi uue arenduse teete seal mingi, ma ei tea, mis iganes, seadus muutub või midagi, kas siis testite enda peal, et kas oma tiimis on teil, eeldan, et on ilmselt sama programm kasutusel? Jaa, kusjuures ongi, meil on Vempli, et täitsa päris, et kasutame enda tiimis väga aktiivselt, et meil on kõik puhkusehaldus, seadmed on meil ühendatud enda siis Vempliga ja see on päris võimas, et me oleme igasugu tegelikult nii-öelda peidetud mooduleid sinna teinud, näiteks mingi arvete generaatorid ja statistikad jooksevad meil seal. Ja tihti mõtlemegi, et no me arendame midagi endale, eks ju, enda Vemplisse ja siis mõtleme, et äkki klientidele ka võiks huvi pakkuda ja täitsa mitu toodet on niimoodi ka tulnud moodulit, et lihtsalt algul tegime endale, aga siis teeme kõigil avalikuks, et noh, võib neile ka kasulik olla. Et selles suhtes ja ise kasutame ka ja ise olemegi nii-öelda esimesed testijad, et meil on ka testkeskkond ja kuna me kogu aeg arendame, et see on ka üks meie trumpkaart, et me oleme tõesti 7 aastat iga nädalaselt teinud uuendusi ja noh, nüüd see on ilusti avalik ka, et me saadame uuenduste e-maile ja kas või kui teha Vempli demokonto, minna uuenduste alla, sa näed nagu kui palju ja noh, et iga mingi 2 nädala tagant ikkagi tuleb mingi uuenduste teavitus pika nimekirjaga asjades, mis me oleme siis ära teinud. Et aga noh, ongi, alguses testid ikkagi enda pealt väga põhjalikult, arendajad testivad, siis testime meie ja siis kui kõik toimib, siis läheme nagu klientidele avalikuks. Et eriti suured ettevõtted, nad nagu kardavad, et nad ei taha ju, et midagi läheb sul järsku maha, eks ju, keset päeva. No, ja mis on jällegi, eks, midagi, mis sa kliendilepingutega saad tagada, meil on suhted kõrge SLA pandud lepingutesse, et siis klientidele anda rahumeel, et ei, Vempli ei kuku maha ja kui kukub, siis me saame ennast lolliks maksta, eks neid kahjutasusi. On olnud väga tore jutuajamine, oleme siin rääkinud juba 50 minutit. Ma lõpetuseks, ma ei saa küsimata jätta seda, sellepärast, et alati on ettevõtetel põnev lugu sellega, et kuidas teie puhul sündis see nimi? Kust tuleb Vempli? Mis asi on Vempli? Jälle väga hea küsimus, et see on midagi, mida vaata tutvustustel ka küsitakse ja siis, et vähem igav olla, me alati ütlesime, et noh, et 2V nagu võrk, eks ju, ja siis employee, sealt võtad Empli, siis paned kokku Vempli, eks ju. Noh, mis ongi, eks ju, employee võrk, et seda haldame. Tegelikkus on see, et mäletan, et istusime lihtsalt maha, et kuule, et mis nimeks paneks, eks ja siis, et kui näed, et võiks olla lühike domeeni nimi, vaata, et siis nagu inimestel on lihtne kirjutada ja sul ei ole väga palju .com domeene, eks ju, mis on 5 tähega. Siis me leidsime mingi veebilehe, mis lihtsalt nagu annab sulle suvalisi 5 tähelisi domeeni nimesid sealt. Millest mingi kolmanda klikiga tuli Vempli, okei, võtame selle siis, et õnnelik juhus, et see niimoodi teie teemaga ka haakub. Ma muidugi ütlen kohe ära, et väga halb nimi, mida kasutada Eestis. Ma ei näen väga harva, et klienti esimese korra kirjutab õigesti selle, alati kirjutatakse V ja I-ga, eks ju. Nii et see 2V ja Y kombo seal ei ole väga Eesti sõbralik. Aga siinkohal meie saade saab läbi. Ma ütlen aitäh sulle, et sa tulid meile rääkima Vemplist ja selle sünniloost. Ma usun, et lisaks minule said ka kõik kuulajad teada midagi uut siit ja aitäh ka kõigile Ärikäigu kuulajatele.
ärikäik